Armu ja rahu, armas kogudus. Loen siis raamatust Katte all, John Bervee. Et kas sa oled katte all? Kõigeväelise varju all on üks paik, kus on vabadus, varustus ja kaitse. Ometi kõik usklikud ei naudi seda peidetud paika, selle asemel otsivad nad vabadust ja turvalisust sellest väljaspool. Sfääris, kus kõik toimib vastupidi. Nad meelitatakse lõksu ja pannakse uskuma, et tõelist ja kestvat vabadust on võimalik leida väljaspool jumalikku meelevalda. Katte all paljastab vaevu hoomatava, kuid siiski pidurdamatu taktika, mida vaenlane usklike vastu kasutab. Suutmatus ja jumalikku meelevalda ära tunda ja sellesse õigesti suhtuda. Praktiliste isiklike näidete ja tugeva piibelliku aluse abil tuletab see raamat meile meelde, et Jumala kuningriik on just nimelt kuningriik, mida valitseb kuningas ja kus on kord ja meelevald. Sa mõtled kalkide ja korrumpeerunud juhtide peale, kuidas küll on võimalik nende alluvuses kaitset leida. Õpi otsesest nähtavast meelevallast mööda vaatama ja lülitu Jumala omasse. Tema tõotused on inimeste seadustest kõrgemad ja me võime teda usaldada. Selles ilmutuste rohkes sõnumis avastad sa, mille poolest erineb tõeline piibellik allumine sõnakuulelikkusest. Kuidas vältida olukorda, kus sul on täielikult õigus, kuid mingil moel siiski ei ole. Kuidas reageerida ja olla üle ebaõiglasest kohtlemisest. Mis on Jumala rajatud meelevalla põhjus, kuidas usk avaneb ja enamgi veel. Katte all on lootusrikas sõnum, mis muudab elusid. See on sõna tänaseks päevaks igale usklikule, kes igatseb käia Jumala täiuses ja loomuses. John Bervee igatseb kirglikult, et inimesed oma osaduses Jumalaga sügavamale läheksid ning vaataksid elule igavikulisest vaatenurgast. Ta on rahvusvaheliste menuraamatute autor, kelle sulest on ilmunud miljonitesse ulatuva tiraažiga teosed enam kui 40 keeles. Oma autasusid võitnud õppematerjalidega toob John esile läbitungivaid tõdesid, mis kutsuvad sind kohtuma Jumalaga uutel tasanditel. Samuti on ta populaarne külaliskõneleja erinevatel konverentsidel ja juhatab teleprogrammi Messenger sõnumitooja, mida vaadatakse 216 riigis. 1990. aastal lõi John ja ta naine Liisa Messenger Internationali. Tema naine Liisa on samuti populaarsete raamatute autor. Nad elavad oma 4 pojaga Colorados. Nüüd ma loen nüüd, mis siin oli vaja lugeda. Et iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt. Kui neid on, seal on nad Jumala seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad eneste peale nuhtluse. Roomlastele 13, 1-2. Andekus meelevalla vastu. Olen õppinud pühakirjast ja saanud elukogemustest kinnitust, et need, kes meelevalla vastu räägivad, põhjustavad endale kindla kohtumõistmise. Mõtle Mirjami ja Aaroni peale. Kui nad olid Haserotis, siis Mirjam ja Aaron kritiseerisid Moosest, kuna ta oli abiellunud etiooplannaga. 4. Moosese 12.1. Esiteks räägime sellest, kes olid Mirjam ja Aaron. Mirjam oli Moosese õde. Luba mul ka osutada, et ta oli vanem õde. Jumal nimetas teda prohvetiks. 2. Moosese 15.20. Aaron oli Moosese vanem vend ja ka ülempreester. Nii et me räägime 2 märkimisväärse liidripositsiooni ja mõjuvõimuga inimesest. Nad kritiseerisid Moosest, kuna too oli abiellunud etiooplannaga. Etioopia asub Kirde-Aafrikas ja see naine ei olnud Abrahami järeltulija. Ta oli väljaspool Abrahami lepingut.
Mirjam ja Aaron uskusid, et Mooses oli selle Aafrika naisega abielludes patustanud või vähemalt halva otsuse teinud, eriti tema juhi positsiooni arvestades. Kas nende arvamus oli õige? Kui me järgime seaduse tähte, siis näib tõepoolest nii. Jumal oli oma soovi selgeks teinud, et Iisraeli lapsed peaksid ainult omavahel abielluma. Ta hoiatas, et võõrama naised meelitavad nende südamed võõraid jumalaid järgima. See käsk on kirjas 5. Moosese raamatus. Moosese abielu võõramaalasega näis seadusega vastuolus olevat. Nad arvatavasti mõtlesid, et sellise käitumise jaoks oli tema mõju liiga suur ja nähtav. Märkus: meie ainus käsk tänapäeval on, et me ei peaks usmatutega ebavõrdsetes suhetes olema. Tegemist ei ole enam maise veresugulusega, vaid vaimsega. Vaata Galaatlastele 3:28. Uue testamendi järgi võivad erinevate rahvuste esindajad täiesti vabalt abielluda. Niisiis oli Mirjami ja Aaroni hinnang õige, aga samas ka Haami sarnaselt vale. Mooses oli nende juht, tema kritiseerimine oli korravastane. Vanema venna ja õena oleksid nad võinud temaga sellest vestelda kui perekondlikust asjast, aga omavaheline tagarääkimine ja tema käitumise arutamine koguduse hulgas oli täiesti kindlalt patt. Mis sundis neid oma juhi vastu sõna võtma? Vastus ilmneb järgmises salmis ja nad ütlesid, kas Jehova räägib ainult Moosese läbi, eks ta räägi ka meie läbi. Jehova kuulis seda 4. Moosese 12:2. Kas Jumal oli nende läbi rääkinud? Loomulikult. Jumal viitas Aaronile kui Moosese eestkõnelejale või prohvetile. Aaron edastas Jumala sõnumid Vaaraole. Mirjami kaudu tuli prohvetlik laul, mis meil tänapäevani piiblis kirjas on. Kahtlemata olid neil vaimsed annid, aga nende viga oli selles, et nad hindasid vaimuande ja võimeid meelevallast kõrgemaks. Nad arvasid, et kuna Mooses oli pattu teinud ja nemad mitte ning Isand oli neid kõiki põhjalikult kasutanud, siis Mooses ei sobinud enam nende juhiks. Nad lubasid oma vaimuandidel tõsta end kõrgemale meelevallast selle, kelle alluvusse Jumal nad asetanud oli. Mis puudutab Uue Testamendi näidet, siis Paulus ütles, armuannid on küll mitmesugused, aga vaim on sama. 1. Korintuse 12:4. See ja teised kirjakohad nimetavad püha vaimu andide ülevaatajaks. Mõningad neist andidest on võime juhtida, võime õpetada, arm anda, prohvetlik kõne, tervendusannid, vaimude eristamine ja imetegude tegemine. 1. Korintuse 12:7-10, roomlastele 12:6-8. Paulus jätkas, ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama, 1. Korintuse 12:5. Ametid on kreeka keeles diakoonia. Tyeri kreeka keele sõnaraamatu järgi kirjeldab see sõna apostliametit ja selle haldamist ning prohveteid, evangeliste, vanemaid ja nii edasi. Lihtsamalt seda sõna kasutatakse 5 teenimisameti vaimse meelevalla kohta koguduses. Me näeme sellest kirjakohast, et issand Jeesus on nende ametite üle. Seda kinnitab üks teinegi kirjakoht. Kui Jeesus surnust üles äratati, kirjutas Paulus, ja tema, Jeesus, on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Efeslastele 4:11-12. Kuningriigi meelevald voolab nende ametite, mitte andide kaudu. Nii nagu kogu meelevald, mille isa andis Jeesusele pärast tema ülestõusmist, Mattiuse 28:18. Jeesus omakorda andis kogudusele need 5 teenimisametit vastavalt efeslaste kirjakohale. Seetõttu voolab tema meelevald määratud ametite kaudu. Me peame meeles pidama tõsiasja, et inimene võib oma pastorist rohkem ande omada, aga siiski on meelevalla ametis seisev pastor
andidega inimese üle. Ühe koguduse abipastoril oli väga võimas jutustamise ja prohvetliku kõnelemise and. Tema tunnid olid rahvast tulvil, kuna Jumala and oli tema elus niivõrd ilmne. Ta juhtis kord nädalas palvet ja alati oli kohal palju rahvast. Mida populaarsemaks ta muutus, seda vabamalt ta end tundis, kritiseerides olemasolevat koguduse korda ja vanempastorit ennast. Ta ütles, et vanempastori reeglid piirasid püha vaimu liikumist ja ta rääkis sellest veendumusest ka teistele enda ümber. Tema kriitiline suhtumine levis edasi ka ühele teisele abipastorile. Mõne aja möödudes juhtisid nad koos seda konkreetset palvekoosolekut. Ühel õhtul hiilis vanempastor palve ajal ruumi ja nägi, kuidas need 2 abipastorit juhatasid seda koosolekut vastupidiselt tema juhtnööridele. Selle asemel, et teha eestpalvet koguduse, linna ja kadunute eest, nad tõmbasid inimesi teistesse palvedvormidesse ja sõitlesid neid, kui nad midagi valesti tegid. Inimesed olid segaduses. Mõlemad mehed olid andidega jumalasulased, aga ometi ei allunud nad koguduse meelevallale. Nende üleastumise tõsiduse varjas fakt, et Issand kasutas neid, et rääkida oma rahvale ja teenida neid. Kui see oli meie heakskiidu standard, siis võime väga kergelt mässumeelsusse sattuda. Täpselt nii, nagu juhtus Aaroni ja Mirjamiga. Jumala võidmine on Jumala rahva jaoks, see ei ole kunagi Jumala sulase iga kommentaari elustiili õigustus. Kohtumõist õpetab alluma, aga mees Mooses oli väga alandlikum kõigist inimestest maa peal. Siis Jehova ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: minge teie 3 välja koguduse telgi juurde. Ja need 3 läksid, 4. Moosese 12:3-4. Selle kirjakoha kaudu saame aimu, milliseid iseloomuomadusi Jumal oma soovitud juhtidelt nõuab: alandlikkus. Mooses oli kõige alandlikum mees maa peal, aga Mirjam ja Aaron teda nii ei oleks kirjeldanud. Nende arutluskäik oleks olnud pigem, ta on lihtsalt natuke liiga ülbeks läinud. Issand kutsus nad 3 koguduse telgi juurde. Paljud tõlked kasutavad sõna äkitselt, mitte silmapilkselt. Kohtumõist tuleb tihti hoiatamata. On üsna võimalik, et kui nad 3 teele asusid, noogutas Mirjam Aaroni poole: ole valmis, Mooses pani mööda, kui selle välismaa tüdrukuga abiellus. Jumal paneb nüüd sind juhiks, sest sinu käitumine on nii korralik olnud. Seda laadi mõistlikud arutluskäigud tekivad, kui avame end meelevallale, vastu pannes eksitusele. Loomulikult võtsid sündmused hoopis teise käigu. Jumal kutsus Aaroni ja Mirjami ette. Ta tuletas neile meelde, et oli kogu oma koja Moosesele usaldanud ja rääkis temaga palgest palgesse, mitte mõistatuste kaudu. Seejärel esitas Jumal järgmise küsimuse: kas te ei peaks mitte kartma teda kritiseerida? Kui kritiseerime ülemat, näitame üles puudulikku jumalakartust. Kuula, mis juhtub. Isand oli nende peale tulivihane ja lahkus. Kui pilv koguduse telgi kohalt lahkus, muutus Mirjam äkitselt pidaletõvest lumivalgeks. 4. Moosese 12:9-10. Meelevallale vastu pannes tõmbame endale kaela kohtumõistmise. See kohtumõist võib sisaldada Issanda ligiolu lahkumist koos mingisuguse õnnetusega. Pöördudes tagasi nende 2 pastori juurde, kellest varem rääkisin, siis ei läinud kaua aega mööda, kui nad mõlemad kogudusest lahkusid. Üks vallandati ja teine astus enne vallandamist ise tagasi. Üks alustas veidi kaugemal oma kogudust ja kiratses selle väikese kogudusega, mille liikmeskond ei kasvanud kunagi üle 100 inimese. Abipastorina oli tema hoole all rohkem kui 600 inimest. Varsti pärast lahkumist tabas teda üks perekondlik tragöödia. Teine abipastor lahkus linnast ja nautis teatud määral edu teenistuses, aga tundis end isoleerituna ega usaldanud peaaegu kedagi.
Kui kohtumõist oli saabunud, hüüdis Aaron kohe meeleparanduses Jumala poole nii enda kui Mirjami pärast. Jumal andis talle andeks, aga Jumala käsul pidi Mirjam siiski 7 päevaks kogudusest eraldatama. Ringleb mitmeid küsimusi, miks Mirjamit pidalitõbi tabas ja Aaronit mitte. Üks võimalus on, et Mirjami verbaalne rünnak oli jõulisem kui Aaroni oma. Teine tuntud mõte on, et Mirjamil oli naisena vähem sobilik sel moel sõna võtta ja tema positsioon ei olnud päris samal tasemel. Veel üheks põhjuseks võib olla, et ülempreester Aaron pidi jääma võituna oma positsioonile. Mis iganes see põhjus ka ei olnud, see intsident näitab, kui tõsiselt Jumal sellesse teemasse suhtub. Väga tihti on kohtumõist vaimsele meelevallale vastuhakkamise eest võimalus õppida ja kasvada. Pärast sellist nappi pääsemist muutuvad need, kes meelt parandavad, tihti kõige ustavamateks inimestest koguduses. Vastupanu ei tule alati tingimata kurjast südamest, seda tehakse tihti teadmatusest. Kui mõistmine on kord saabunud, järgneb sellele silmapilkselt meeleparandus. Tihti võtab see aega. Kuna mõned inimesed suudavad astla vastu takka üleslöömise valu kauem kannatada, on kindel, et Mirjam ei unustanud oma alanduse aega. Ta ei korranud oma käitumist ega demonstreerinud enam kunagi allumatust. Ometi ei pöördu kõik nagu Mirjam ja Aaron ega võta nende eeskujust õppust. Teised samast kogudusest tõusid hiljem Jumala meelevalla vastu. Nad ei parandanud meelt ja said igavese kohtumõistu osaliseks. Amen.